Superstaari saate esimene hooaeg startis TV3 aastal 2007. Oli trepist üles tulles. Saatest on enda muusikukarjääri alustanud paljud tänaseks tuntud lauljad. Kas mäletate veel esimese hooaja finalisti Nele Kirsipuud? Või 6. hooaja finalisti Karl Gustav Adamsood? Või teises hooajas tuntust kogunud Kristjan Laasi? Millega tegelevad aga need finalistid, kes ei valinud muusikukarjääri? No kui ma nüüd tänasel päeval mõtlen, siis igapäevaselt ma tegelen väga kontrastsete asjadega, aga üleüldiselt enda müümisega ikkagi. Et umbes 2/3 aastast ma reisin mööda maailma ja teen seda pokkeritööd ja teleülekandeid sealmaal. Ja siis 1/3 aastast ma siis veedan koos enda Lottemaa ja enda eluarmastusega, ehk siis mis ongi Lottemaa. Ühest küljest olen ma nagu tüüp, kes käib nagu kõrvadega jänesena ringi ja lõbustab lapsi. Teisest küljest on siis nagu siuke täiesti teine ettevõtte nagu pokker. Peale Superstaari saates osalemist avaldati Kristjanist aga palju negatiivseid artikleid. 10 aastat oli häbi selle pärast, et inimesed, kes guugeldavad Kristjan Laasi, et tulevad mingid artiklid, et Kristjan Laas oli pokkerivõlgade pärast laeva peal tööl ja et häbi oli. Rohkem oli häbi kui see summa ise. Täna olen ma kolinud Tartust Tallinna. Ma olen siin Telia ettevõttes kommunikatsioonitiimi liige ja teen seda, mida ma olen ülikoolis juba peaaegu 5 aastat nüüd õppinud. Nüüd ma tegelen videote tootmisega, et minu põhilise platvorm on internet ja YouTube, kohati ka Instagram. Ma olin bussi. Minu YouTube'i videotes, see ei ole ka nagu karakter, mida ma mängin, aga see ei ole ka päris selline, milline ma olen iga päev. Et ma võtan mingisuguse eesmärgi, mida ma tahan rääkida, mida ma tahan öelda ja siis sealt nagu samas loomulikult tuleb see video nagu sisu ka ja see esinemine. Kapten Pilt, agent B on, ma ei tea, mis tal on juhtunud. Mul on selline kaadritagune laulmine rohkem. Ütleme niimoodi, et mul on siuke väike bändikene, kellega ma aeg-ajalt käime esinemas. Mul on väike räpitrio. Ja ühtlasi siis Lottemaa otse loomulikult, et Lottemaal on album väljas, seal tuli muusikal välja, kuhu ma kirjutasin muusikat ja nii edasi ja nii edasi. Et siuksed pisikesed projektikesed. Hommikulti asja meist ei saa, kuni tuleb kärbes ja ei. No eks ma loomulikult tahaks unistada, et oleks olnud palju kontserte rohke publikuga, aga tõenäoliselt need oleksid olnud pigem tühjad saalid või mingi muu variant. Ma ju laulan kodus, naabrid koputavad kaasa, et ärgu ma neid segagu. Selles mõttes ega ma nagu laulmist täiesti nagu maha matnud ei ole. Mu enda jaoks lihtsalt kuidagi loomulikum ja lihtsam oli valida õpingute jätk ja tegeleda muusikaga nii-öelda hobi korras. Kui palju suhtlevad aga saates osalejad omavahel nüüd? Mitte väga palju. Ütleme nii, et ei suhtle. Selles suhtes, et me ei ole nagu nii võõraks jäänud, et kui me tänaval peaksime nägema, siis me üksteisele tere ei ütle. Minu saates oli Birgit Õigemeel ja Luisa Rõivas, Luisa Värk oli ta siis. Et ma näen neid ju ekraanilt kogu aeg. Võib-olla ikkagi enda initsiatiivikuse taha jäi, et võib-olla oleks pidanud rohkem muusikat tegema. See mõte, et ma jätsin nii-öelda ülikooli akadeemilisele pausile, see nii-öelda kandvaks ja praegu olema nagu selle valikuga rahul. Nii ja naa, võib-olla ma oleksin natukene rohkem ikkagi võinud muusikasse nagu panustada. Et see ehmatas mind võib-olla nii palju ära, et ma lõpetasin muusika täielikult ära, et võib-olla ma poleks jätnud nii pikka vahet peale Superstaari saadet muusikasse sisse, kui ma jätsin. Ma ei tunne, et ma tahaks nagu, et minu unistus oleks nagu laulja olla, et seetõttu ma ka ei pürgi selle poole, et mulle meeldib lugusi jutustada nagu laiemalt videoformaadis. Kindlasti ma arvan, et minus on nagu unistus ja nagu saavutusvajadus olla tuntud ja hinnatud ka muusikuna, aga kindlasti mul ei ole seda soovi, et ma tahaksin olla Eesti kõige tuntum meeslaulja või Eesti kõige armastatum ja ilusam mees. Unistan küll
eks ma unistan küll, et kuhugi lavale võib-olla ma kunagi jõuan, aga ma arvan, et olla üks õnnelik inimene, see on, ma arvan, see, kellena ma ennast näha tahan praegu ja tulevikus.